Tere kõigile, rõõm on näha, siin on palju koostööpartnereid, on kolleege, on tulevasi matkajuhte, kes meie firmas juhtumisi on hetkel ka praktikandid. Nii et ma arvan, et väga õige seltskond, kellega rääkida Räätsa matkast. Kõigepealt ongi küsimus, et kui paljud siin olijatest korraldavad ise Räätsa matkasid? Tõstke palun käsi. Nägin 4-5 kätt. Aha, 6. Kui paljud teist on kuulnud Räätsa turismi heast tavast? Käsi on veel rohkem kui korraldajaid, väga tore. Ja kui paljud Räätsa matkade korraldajad ise jälgivad Räätsa turismi head tava? Tundub, et enamus. Selle üle ainult suur rõõm. Et nagu öeldi jah, et Wanderlust on juba jookseb 6. eluaastat ja oleme algusest peale korraldanud Räätsa matkasid. Ja meie õnneks, kui me alustasime siis 2020 kevadel, tuli välja ka Räätsa turismi hea tava, mille eestvedajaks oli Maaülikool ja see pandi kokku siis koos loodusturismi ettevõtjatega, Keskkonnaamet, inspektsioon olid kaasatud ja EIS ka, kui ma õigesti mäletan. Ja ma võiks öelda, et Wanderlustis Räätsa turismi hea tava ongi see meie aabits. Et kui me Räätsa matkasid korraldame, siis me neid põhimõtteid jälgime, et see on meile suureks abiks olnud. Ja ma olen siin nüüd slaidide peal toonud välja mõned tegevused, lihtsalt et anda mõned näited, et kuidas me seda Räätsa matka korraldame. Et kõigepealt siis enne matka, kui on tulnud päring ja on selge, et kui suur see grupp on, kes matkale soovib minna, siis see koostöö Keskkonnaametiga tuleb mängu just sellisel juhul, kui grupp on suurem kui selles piirkonnas lubatud rahvaürituse korraldatav arv. Ehk siis näiteks kui Kõnnu Suursoo näite tuua, seal on see piirang 30 inimest. Kui grupp on suurem, siis on meil vaja küsida Keskkonnaametilt luba. Ja selles loa taotluses me siis kirjeldame ära, kuhu me läheme, mis marsruuti me kasutame ja kuidas me seda matka läbi viime. Siis loomulikult on hästi oluline, et milline eelinfo läheb kliendile, et ta oleks hästi ettevalmistatud, teaks, mis toimuma hakkab ja et tal oleks ka kindlasti sobilikud rõivad ja veel olulisem Räätsa matka puhul jalanõud. Et see eeldab siis ka seda, et me ise oleme oludega kursis, teame, et kas sellel konkreetsel matkal saab hakkama matkasaapaga või on vaja kummikut. Ja üsna uue teenusena me pakume ise ka võimalust meie käest saada kummikud, sest nii üllatav, kui see ka ei ole, tänapäeva eriti linnainimestel ei pruugigi enam kodus kummikuid olla ja välismaalastest rääkimata. Nii, mis puudutab varustust, ma palun, et Viive saadab ringi käima ühe paari räätsasid, mis on siis näide nendest räätsadest, mida me kasutame. Ja kui te vaatate sinna talla alla, siis te näete, et ühel on küünised all ja teisel on küünised eemaldatud. Et siin on siis näide sellest, küünistega näide on siis näide räätsast, mida me kasutame lumega ajal ja ütleme suvisel, sügisesel perioodil eemaldame need nagad, mis ma ütlen ausalt on päris tüütu ja aeganõudev tegevus, aga me usume kindlalt, et see aitab seda rabapinda säästa. Ja oleme selleks ise ka sellise lahenduse välja mõelnud, et need on täitsa sellised käsitööna treitud väikesed metalllapakad, mis me siin alla kruvime. Nii, varustusest rääkisime. Turvalisus. Siin all ma mõtlen seda, et meie iga matk algab instruktaažiga sellest, et kuidas Räätsa matkal käituda, mida mitte teha, sest kui ma näen kedagi, kes on räätsad alla saanud ja ta hakkab jooksma või hüppama, siis mul läheb juba punane tuluke põlema ja ilmselgelt on seal vaja rääkida sellest, et räätsadega ei tasu seda teha.
Ja kui meil on suuremad grupid, siis me jagame need üldiselt väiksemaks, aga ütleme sellise 20 inimesega grupiga lisaks matkajuhile on meil kaasas ka abimatkajuht, kes siis on grupi lõpus ja aitab jälgida, et grupp püsiks koos, keegi ei lähe kaduma. Et see on ka üks turvalisuse element. Nii, ja kui me läheme matkale, siis jällegi tulenevalt heast tavast austame räätsarahu, mis kestab siis jüripäevast jaanipäevani 2 kuud. Et võib öelda, et räätsamatk on praktiliselt aastaringne teenus, välja arvatud 2 kuul. Nii, sellest, et me jagame grupid väiksemaks, sellest ma rääkisin. Ja siis liikumine. Et siin on 2 pildinäidet sellest, kuidas grupp võib liikuda lumevabal ajal, et me palume inimestel tõesti liikuda hajutatult, et me ei talla sisse radasid. Aga alumine pilt, no see on tegelikult siin lauka ületamine Pikklaugas Kõnnu Suursoos. Et lume puhul on täitsa lubatud see, et inimesed liiguvad ka hanereas. Nii, ja siis marsruutide varieerimine, et püüame vältida seda, et me ei kasuta kogu aeg samu radu, et jällegi sel põhjusel, et mitte jätta jälgi. Teadlikkuse tõstmine, et need samad asjad, mis ma siin välja tõin, et sellest me räägime alati klientidele ka, et mida me teeme, kuidas me teeme ja miks me teeme. Ja see on ilmselge, et inimestele see läheb korda. Et need küsimused, mida inimesed lisaks küsivad, nende nägudest on näha, et tegelikult nad väga hindavad seda, et me neid asju jälgime. Noh, kas või selline väike tähelepanek inimestele, et kui me lumega kõnnime, siis ei pruugi hästi näha olla väikesed männid, aga kui sellele tähelepanu pöörata, siis on täiesti võimalik neist mööda manööverdada ja ei ole põhjust sellele männile peale astuda või tema koort vigastada, kui liiga lähedalt mööda minna. Ja oluliseks peame ka loodus- ja keskkonnaharidust, millest siin ka juba eelnevalt juttu oli. Et kõigil oma räätsamatkadel räägime sellest, et miks rabad on olulised, mis on nende keskkonnaalane tähtsus, miks on oluline neid kaitsta ja samuti soode taastamisest. Ja siin olen toonud välja logo ja pildi sellest, kuidas paar kuud tagasi Wanderlust matkad sai Europargi kestliku turismi sertifikaadi. Et kindlasti üks põhjuseid selle sertifikaadi saamiseks oligi ka viis, kuidas me oma matkasid läbi viime ja kuidas me jätkusuutlikkust arvesse võtame. Et jah, kuidas see hakkab meie teenuseid mõjutama või ütleme klientide tullu, eks seda näitab aeg. Nii, ja siis me oleme siia pannud järeltööd. Et see näiteks puudutab seda, et kui me lõkkeplatsil pärast matka pakume toitlustust, et siis me kindlasti viime kaasa kõik prügi, mida me tekitame. Et ei kasuta selleks lõkkeplatsidel olevaid prügikonteinereid. Ise toome kaasa, see ei ole siis järeltöö, vaid eeltöö, et ei tekiks valet muljet, ise toome lõkkepuud kaasa, mitte ei vii neid ära sealt. Ja hoolitseme ka selle eest, et tualetid oleks korras ja paber olemas. Et sellised väikesed asjad, aga olulised. Ja ma ütleks jah, nii kuidas see ütlus on, et üks asi veel, mida tegelikult tahaks mainida, et kui me toitlustusest räägime näiteks, et siis teeme hästi palju just kohaliku kogukonnaga koostööd. Et toit on alati koha pealt. See on ka väga oluline ja inimestel läheb see korda. Aga jah, et see ütlus, et millest me teame, seda me armastame ja mida me armastame, seda me oskame hoida. Et see võiks olla kokkuvõtteks sellele esitlusele. Ja tegelikult, mis puudutab väliskülalisi, et kui nad on käinud räätsamatkal või ükskõik millist muud teenust tarbinud ja näinud, et missugune on korraldaja suhtumine asjasse, et mis saaks Eestile parem reklaam olla kui see, kui minnakse koju tagasi ja öeldakse, et need tegelased seal tegelikult ka hoolivad oma loodusest ja keskkonnast. Ja kui teil on küsimusi, siis võib neid küsida praegu või siis lõunapausi ajal. Aitäh!
aga palun